Nii head reaktori reedesed kaasamõtlejad. Moderaator ütles sissejuhatuse nii kenasti. Ma mõtlesin peaaegu samamoodi, et hommikupoolsed ja kuni siiamaani ettekandjad puudutasid energeetika, majanduse niisugust tehnoloogia, innovatsiooni vajadust ja vajalikkust. Nüüd selleks on vaja veel paari tingimust. Üks on kapital ja selle hind, kapitali saadavus ja hind. Ja teiseks siis on vaja, mida moderaator märkis, on vaja haritud tööjõudu. Ja see haakub ka ohutusega, nagu äsja kuulsime. Ja mina siis püüan seda arutelu läbi viia 4 punkti raames. Kui Kaie Kranich selle soovi esitas ja ma kergemeelselt nõustusin, nüüd umbes nädal tagasi tegin esimese PowerPointi sheet'i lahti ja tükk aeg oli tühjus. Mida teha? Ja siis tuli meelde umbes veerand sajandit tagasi Tehnikaülikooli majandusteaduskonna doktorikooli juhtis siis auväärt professor Jaak Leimann. Oli mingi taoline teema ja tootmisettevõtte tööjõu prognoos. Ja ta ütles siis lõpuks elutargalt, et kuulge, kuidas te ennustate tööjõu vajadus seal keskpikale perioodile 5-7 aastat, kui ükski ettevõtte dünaamilises majandusolukorras ei tea, mida ta teeb 2-3 aasta pärast. See olukord on natuke samasugune. Aga ma otsustasin läheneda siis nii, et mõtiskleda nende mõjurite, nende faktorite üle, millest sõltub tööjõu saadavus energeetika majanduses. Nii, ametikohad, töökohad on muutuses kogu majandusarengu kontekstis. Oskuste profiil, kutsestandardid. Nüüd kindlasti huvitab noori, kui automatiseerimine, digitaliseerimine, tehisaru peale tuleb, kas töökohad kõik kaovad tulevikus. Ja lõpuks siis natukene siis energeetika valdkonna spetsialistide vajadusest ja saadavusest. Nüüd Arvi Hamburg puudutas ka seda insenerist kujunemist ja nii edasi. Ma ei hakka kõike neid võib-olla lahti kommenteerima, aga noortele vast nii palju, et praegused ja tulevased tööandjad muidugi vaatavad seda ka, millise õppekava te olete lõpetanud ja kõik need diplomid, millised teil on. Aga üha enam tulevad siis mänguplatsile need oskused, need teadmised, mida te tegelikult omate. Ja see oskuste profiil tähendab siis seda, et näiteks te võite ennast juba praegu testida, kas teil on, näiteks valite välja, hindate ära mingi 150 oskust, et millised neist teil olemas on. Ja kuhu te oma oskustega positsioneerute, millisele ametikohale. Ja eelmine nädal ma olin Sloveenias, selline värvikas daam, Violeta Pulk, kes oli Siim Kallase meeskonnas transpordivolinik Euroopas. Tema siis pidas ühe pika loengu, mille kokkuvõte võiks kõlada järgmiselt, et nüüd tuleviku ajastu tehnoloogia arengus ei määrata mitte tööstusharud tuleviku, energeetika, masineehitus, automaatika ja nõnda edasi, vaid inimeste, looduse ja tehnoloogiate vahelised suhted. Ja eelmiste ettekandeid kuulates energiamajandus on ka selline
interdistsiplinaarne valdkond, kus on väga erinevaid oskusi vaja. Nii, nüüd mida minevikust õppida? Noh, võtame siit võib-olla tööstusrevolutsioon, revolutsioon 3.0, eks ole, suhteliselt hiljuti 70-ndad tulid arvutid ja automaatikad ja inseneride süsteemide arendused. Ja siis tuli tööstus 4 ja 5, nende etappide perioodid kogu aeg lühenevad. Noh, seal tööstus 1.0, veeenergia, aurumasinad, eks ole, sealt etappi 2.0 läks oma 120 aastat. Mis tähendab seda, et kui mina olen minu põlvkond, ma olen kokku lugenud selline võib-olla 3 või 4 sellist karjäärijõnksu. Õpid ühe asja ära, siis õpid teise ja kolmanda asja. Siis võib-olla, eks ole, noortel tuleb neid jõnksusi, mitte 3 või 4, aga võib-olla 6 või 7, mis tähendab sellist elukestva õppe vajadust. Nii, nüüd, mida see tähendab? Me vaatame seda graafikat veidi, siis mingil ajal, noh, siin see sinine graafik, eks ole, näitab, et oskuste innovatsioon on maha jäänud tööstusinnovatsioonist. Näiteks see on väga iseloomulik sõjajärgsele 50. aastate Euroopale. 50. 60. kui hakkas Euroopas tööstus väga kiiresti arenema, siis ei olnud piisavalt oskusi, ei olnud sellealaseid kutseõppeasutusi, kõrgkoole. Humboldti ülikool oli Saksamaal suurepärane, seal oli suurepärane filosoofia, meditsiin, teoloogia, filoloogia, aga inseneri sealt ei tulnud. Nii et oskused, tehnoloogia käis ees, oskused olid järgi. Nüüd järgmises etapis digirevolutsioon. No näiteks kas või ei tulnud paremat näidet meelde, aga võib-olla Skype. Terve hulk innovaatoreid läks ees ja nii mõnedki ühiskonnas arvasid, ei, sellest ei tule mitte midagi. Aga välja tuli suurepärased tooted. Nii et see on kogu aeg üks niisugune kord on tööstus ees ja haridus järgi ja mõnikord on jällegi siis innovaatorid, teadlased või kas või näiteks geenitehnoloogia teadlased on eespool, rakendused tulevad tagant järgi. Ja hariduse omandamine siis suhe iseendaga, kes ma olen, kas ma soovin õppida, mida ma õpin. Ma kardan, et tulevikus see suhe iseendaga saab olema üks raskemaid probleeme. Siis edasi suhe õpitava objektiga, tehnoloogiaga, mis mind huvitab, mis minu õppija töökarjäär saab olema, kas ma mõtlen juba täna, et minna tööle Vermi Energiasse või mind see üldsegi ei huvita, kus ma saan infot selle kohta ja muidugi suhe keskkonnaga, ühiskonnaga. Et see on selline komplekt, mis erineb näiteks tööstusrevolutsioonide algusajast. Seal olid, eks ole, kuidas see väljend oli, et amet isalt pojale, jah. Kaevuritel oli ka nii, aga tänapäeval see enam ei tööta. Nüüd Maailma Majandusfoorum teeb igasugu ennustusi, mõnedega peab nõustuma. Ja kui me võtame sellise 64 laua, siis aastal 2030, noh, siin umbes 4-5 aasta pärast, 5 töökohta või 5 ametit kukub ära. 8-9, eks ole. 9 ametikohta tuleb juurde ja ülejäänud hallid ei ole mitte lõpuni hallid, vaid seal toimuvad väiksemad muudatused. Et see on nüüd selle
tööstusrevolutsioonide paratamatu mõju ametikohtadele ja kui me vaatame nüüd üldse mõistemahtude järgi eriala, lähete õppima mõnele õppekavale, mis keskendub seal ütleme sellele erialale, näiteks energiatehnikale. Nüüd järgmine kitsam mõistemaht on kutseala ja lõpuks ametikoht, amet. Ja nüüd, kui te olete ühe eriala lõpetanud, siis omandate seal oskused, teadmised ja kas te nende teadmistega positsioneerute ühele, teisele või kolmanda ametikohale, sõltub nüüd teist ja teie karjääri ja õpisoovidest. Nii, nüüd kasvavad ametialad. Sellesama majandusfoorumi alustel on siis suurandmete spetsialistid. Nüüd minu jaoks ma ei osanud seda paremini tõlkida kui Vintech insenerid, siis pikalt öeldakse finantstehnoloogia insenerid. Me teame, pankades on igasugu, eks ole, analüütikud ja vanasti olid ka tellerid, praegu vist mõned veel on, aga väga vähe. Aga finantstehnoloogia, kõik e-kaubandus, varahaldus, kus kasutatakse peamiselt IKT tehnoloogiat, siis finantsvaldkonna protsesside toimimiseks ja juhtimiseks. Tehisintellekti masinõppe spetsialistid, ma kõike ei hakka ette lugema ja näete, siin lõpus on veel taastuvenergia insenerid ja ma pärast puudutan natuke seda Eesti konteksti. Muidugi on meil siin üheskoos palju mõtlemist, ka keskkonnainsenerid, eks ole, infoturbeanalüütikud, et need loetakse siis kasvavad ametikohad. Ja nüüd, kui sama asja vaadata, vabandust, see mul tõlkimata, siin oli liiga palju materjali ei jõudnud. Et kui vaadata oskuste arengut, need on sellised horisontaalsed oskused, kas sa oled energiatehnika insener või tootmis või elektroonika, vahet pole. Tehisaru, suurandmed, siis, eks ole, kindlasti selline loovmõtlemine, siis on, näete, analüütiline mõtlemine. Toon paar päeva tagasi oli üks näide, tudengid tegid seal tööd, logistika valdkonnad, ma ise olen ka logistika ja transpordi taustaga. Ja said siis, et ühe kaubaveoks on vaja 16,5 konteineri. Konteiner on selline fikseeritud mõõtmetega veoühik, eks ole. Ja siis, et aga kuidas seda, küsiti siis, aga kuidas seda poolt konteinerit viid, transpordid? Ma ei tea, aga arvuti näitas nii. Arvuti näitab, et vaja on 16,5 konteineri. Järelikult ikkagi see, olgu need Excelid või tehisarud või TI või AI, kuidas keegi nimetab, igal juhul selline loov ja kriitiline mõtlemine vajab tulevikus või väärtustatakse tulevikus. Nii, ja nüüd tuleme siia Eestisse tagasi. Nüüd ma võtsin kõik E-tähega õppekavad, mida õpetatakse Tehnikaülikoolis, meil ja Maaülikoolis. Tegelikult on seal veel mõned 10-aastase perioodil, ka soojustehnika ja nii edasi. Milline üldse see spetsialistide baas siis on? Kõik alumine tulp roheline on siis bakalaureus, sinine magister ja lõpuosa doktor. Selle järgi nüüd vaadates, eks ole, baka ja magister ja doktor kokku selline keskjoon võib-olla tuleb seal kuhugi 100-110, eks ole. Et on nagu siis lõpetajate arv ja nüüd tundub nagu küllalt. Aga nüüd, kui vaadata need arvude sisse, siis juurde tulevad inimressurssi töötajaid on muidugi oluliselt vähem. Sest sellest bakatulbast
töötavad juba enne lõpetamist kusagil 60%, magistrist 80% ja rohkem ja doktorist kõik töötavad. Et selles mõttes kogu energeetikasektoris see tööjõu juurdekasv on pigem alakriitiline. Alakriitilisust mõjutab tudengite õpingute katkestamine. See on siis tehnika kõrgkooli puhul üks näide. Ta on ka teiste ülikoolide puhul, seal mõned protsendipunktid ülespoole või allapoole, aga suurusjärk on sama. Nüüd need on tulnud alla, sest tudengil on ühel kõrgharidustasemel õppimiseks üks elu. Kui sina õpid aasta või poolteist ja kõnnid siis koolist minema, katkestad, siis oled sa oma tasuta õppimise elu ohverdanud. Edasi tuleb maksma hakata. Ja see nüüd paneb tudengi teatud surve alla, et tuleb ikka see õppekava ära lõpetada. Nii, ja see on nüüd OSKA prognoos, üldprognoos. Täna kuulsime ka energeetika kohta tehakse nüüd uus. Ja kui siin nüüd vaadata tööjõu vajadust 22–31 ja prognoositud siis koolilõpetajate arvu energeetika, vee ja jäätmemajanduses kokku, siis on vahe kusagil -100. Ja räägin just seda sellepärast, et kui me nüüd selles tuumaelektrijaama vermi kontekstis jätame mängust välja tuumareaktori, tuumafüüsika, tuumaenergeetika poole, siis ülejäänud seal automaatika, elektri, robotitehnikat, soojustehnikat, need kattavad kogu laia valdkonnaga. Et kogu seda siis tööhõivet, eks ole, mõjutab hõivatute määr hetkel, uute spetsialistide värbamine, miinus pensioneeruvad, miinus need, kes lähevad sektorist välja või sektori väljavool, siis muudes sektoris tuleb sisse uute töökohtade lisandumine ja töökohtade kadumine, et see on niisugune mitme muutujaga võrrand, mis on mingil määral juhitav. Nii, ja meie OSKA siis ütleb seda, et kogu inseneri valdkonna kasvuprognoos on 18%. Muuseas, ma isiklikult arvan, et üleotsas IKT ja tarkvaranduse spetsialistid, see on veidi ülehinnatud. Et tulevikus ikkagi on põhiprobleem energeetika üldse töötleva tööstuse sektoris on inseneride nappus. Nüüd, mida teha? Kui me nüüd tuleme tänase päeva teemale lähemale, kompetentsi võtmevaldkonnad, mainisin see tuumafüüsika, tuumaenergia, ma ei tea, võib-olla te oskate öelda, aga võib-olla suurusjärk neid läheb vaja või teiesuguseid selline mingi 20–25, eks ole. Mitte rohkem, jah. Ja nende koolitamiseks on siin, eks ole, Põhjamaad, on Vana-Euroopa, on Tšehhi, selline kindlasti üks tosin ülikooli, pluss veel kaasnevad valdkonnad, radioloogia ja muud, et see kõik on kaetud, see haridus. Nüüd inseneeria valdkond, kogu elektrijaama toimimine, protsessitehnoloogia, energiatehnika, automaatika, mehhatroonika ja nii edasi. Ja siis veel projekti- ja tehnoloogiajuhid ja lõpuks veel siis, eks ole, kutsehariduse valdkonnas 4.–5. kvalifikatsiooniastme töötajad. Ja nüüd ma üritasin teha sellise kompetentside pilve või sellise tööpädev või ametipädevuste rühmad või pered. Nii et hakkame siit pihta. Reaktori töö ja võimsuse juhtumine, see on nüüd puhas selline
selline valdkond, kus, eks ole, teie tulite Rootsi tehnoloogiaülikoolist, jah? Jah. Ja. Siis on seadmed hooldus, nüüd inseneeria valdkond, kiiruskaitse, radioloogiline kontroll. No oli juttu siin, eks ole, tuumakütus, tuumakäitlus, ohutus, tööohutus, keskkonnakaitse, turvateenused, juhtimine, IKT, lõpuks koolitus, siseturvalisus. Mõned asjad on sisse ostetavad, mõned tehakse ise. Ja selle pildiga ma tahangi nagu öelda seda, et selle tuumaelektri, tuumaenergeetika töökohtade vajadus on, võiks nagu öelda, kaks. Üks on siis kitsalt see tuumalugu ja teine on niisugune üldinseneeria ja opereerimise valdkond. Ja kust te töötajaid saab? Kõrgkoolist või kutsekoolist või siis muudest valdkonnad ületõmbamisega. Nii, ja lõpuks siis mõned näited ametitest, kus uute spetsialistide värbamine on ja on ka tõenäoliselt tulevikus keeruline: elektrikud, elektriinsenerid, keemia, mehaanika, ehitus, automaatika, ohutus ja võib-olla te oskate öelda, eks ole, need erioskuste tuumaenergeetika väliskoolistuse saajaid on meil kusagil siin 15-20 suurusjärk võib olla. Nii et rõhuasetus tuleks panna siis sellisele üldinseneeria koolitusvajaduse tõstmisele ja siin on siis meie õppekavade pilv. Näiteks elektritehnika, masinaehitus, robotitehnika, võib-olla ka ärijuhtimine, tootmine, tootmiskorraldus. Tahan selle pildiga rõhutada seda, et nii meil kui Tehnikaülikoolis ilmselt mingil hetkel tuleb teha rohkem koostööd ja võib-olla valikainetega siis suunata, profileerida paremini. Nii, ja kokkuvõtteks. Nii, majandussektorite arengudünaamika, tööjõu liikumine, ületõmbamine sektorite vahel, see oli, on ja jääb. Nüüd veel üks ohukoht on see, et 2035 astub kõrgharidusse tänasest umbes 10% vähem ja 40-45 võib-olla isegi 30% vähem, sest maksimaalne eagrupp oli siin mõned aastad tagasi 23 000, 24 000, nüüd on 10 000. Nii, täienduskoolitus, mikrokraadid, tasemeõppekavade või tasemeõppe üldiselt kvalitatiivsed, kvantitatiivsed parendustegevused. Nüüd Inseneriakadeemia, Arvi Hamburg mainis ka, Inseneriakadeemia kaudu me saaks ka mõjutada teatud neid tegevusi. Ja humanoidrobotite kasutatavus. Siin üldiselt arvatakse, et jah, lihtsamad tööd lähevad robotitele üle, aga uued tööd tulevad peale. Nii et kokkuvõtteks edu edasimõtlemiseks. See, et mõnel õhtul, näiteks täna või homme õhtu viia sauna leppa või sangleppa puid on indiviidi mõttes igati mõistlik, aga riigi mõttes ei tööta. Aitäh!